Tingimuslause. Tingimuslause on see, kui programmile annad mingi sisendi ja tema kontrollib, kas see on tõene või vale. Kui on tõene, tehakse ühte tegevust, kui on väär, tehakse teist tegevust. Meil see .NET Fiddleris on juba readline olemas. Teeme ühe näite. Näiteks küsime vanust. Vanus. Nüüd küsimärgi on, et tahaks, et ta kirjutaks nagu ühe reane, et ta ei paneks mul uut rida, siis küsimisel alati on kõige parem, kui kasutada console write'i, mitte write-line'i. Siis saad ka selle vastuse kirjutada selle küsimuse järgi. Nüüd vastuse lugedes, lugemiseks on vaja kõigepealt teha muutuja. Kuna vanused on ikka täisarvudega, siis muutuja tüüp on int. Vanus võrdub muutuja on tehtud. Nüüd anname selle muutujale väärtuse. Selleks meil on vanus võrdub readline. Nüüd sellega me loeme seda, mida kasutajad kirjutas ekraanile ja anname muutujale vanuseks selle väärtuse ära. Nüüd alati võid sa poole peal proovida, võtad run'i, kas ta küsib su käest midagi, võtad mingi numbri, võtad enterit, kui ta vigu ei anna, siis järjest on asi korras. Nüüd kui sa võtad run'i, ta annab sulle mõne vea, siis paneme siia teksti, siis sa näed kohe, et ta annab sulle vea. Ütleb, et see formaat ei ole see, mis nagu me tahame. Kuna sa küsid inti, siis ta täisarvu. Aga kui sa tegid näiteks kuskil trüki ja kirjutasid laini väikese tähega ja nüüd paned run, siis ta ütleb sulle, mis rea peal viga on ja mis koha peal tema arvates viga on. Ta ütleb ka, et mida ta nagu ei leia üles. Trüki viga, paneme jälle suure tähe. Kui run võetud, siis ta vigu ei ole, küsib ilusti numbrit ja tegutseb. Nüüd tingimuslause. Ei ole väärtus antud. Nüüd selle võid meelde, et struktuur on alati sama. If, tavalised sulud ja selle järgi tulevad uuele reale loogilised sulud. Nii kinni kui lahti. Tee see asi kohe endal paika. Kui sulu lahti teed, paned sa sulu kohe kinni. Ei ole see, et ma kuskil mõne minuti pärast mõtlen, kas ma panen alles sulu kinni või ei pane. Tees need kohe liigutused ära. Sul enda lihtsam on vigu vähem. Nüüd see if lause tavalist sulgude sisse tuleb kirjutada mingi loogiline avaldis. Et kas mingi asi on suurem, väiksem mingist asjast või võrdne mingi asjaga. Me küsime vanust. Võrdame, et näiteks vanus on väiksem, võrdne 15. Nüüd esimeste loogiliste sulgude vahele kirjutame, mis siis juhtub, kui see tingimus vastab tõele. Console. Nüüd siia võib write-line'i kirjutada vabalt. Ja mis ta vastab sulle, läheb jutumärkide vahele. On kui 15. Nüüd, kui sa selle nüüd tööle paned, semikoolon on puudu, kohe ta näitab, et punase märgiga midagi on viga, on tööle. Kirjutame siia näiteks 15. Kõik on korras. Kirjutad 15, võtad enterit, ütleb, et vanus on väiksem kui 15, väiksem või võrdne. Me panime võrdusmärgiga võrdne.
paneme siia 15. Nüüd on see, et kui sa paned run ja kirjutad mingi muu numbri sisse, näiteks 20, siis ta ei tee sul mitte midagi, sest programm veel ei tea, mis juhtub siis, kui vanus ei ole väiksem kui 15. Et see juht, et kui sa tahad mingit vastast liigutust teha, kui see asi ei vasta tõele, siis üks variant on see, et kirjutad else. Vastasel juhul. Ja siis tuled uuesti, loogilised sulud kinni lahti. Mis juhtub siis, kui see ülemine tingimus ei vasta tõele? Oma töövahendajaks võid selle right line'i rea kopeerida. Leebime. Nüüd teksti muuda ringi, et vanus on suurem kui 15. Proovime nüüd, paneme tööle. Kirjutame mingi muu numbri. Ja ütlebki suurem kui 15, asi korras. Nüüd see on üks juhtum. Paneme ühe tingimus lause siia veel otsa, et küsime lihtsalt numbrit. Käsitöö vähendamiseks mina teen kopeering leebin. Lihtsalt number. Kirjuta mingi number. Nüüd muutaks. Kuna nüüd numbri võid sa kirjutada ka komaga mingi muu numbri, me ei pea olema täisarv, siis kasutame sellist muututüüpi nagu float. Võid ka double kasutada, see on sinu enda siuke, mida sul nagu parajasti vaja läheb. Aga lihtsalt kõik saavad siis kõik nad ümber siin. Float on number ja meil anname sellele väärtuse. Number float. Vaatame, kus töötab, kas kuskil vigu on. Mingit vanust. Kirjutame mingi numbrit. Number. Sinnamaani kõik töötab. Nüüd teeme siia veel ühe if lause. If sulud. Siis uuele reale loogilised sulud. Lihtsalt kontrollime numbrit, näiteks kui number on paneme väiksem 10. Siis meile console right line'i siis öeldakse, et see kirjutas numbri, mis on väiksem kui 10. Line. Tegevuse rida lõpeb ikka semikooloniga. Teeme tühruumi. Siia tühruumi. Nüüd on see, et kui sul üks tingimus on ja sa tahad veel siin kontrollida, kas ta näiteks läheb mingi teise vahemiku sisse või on mingi teise asjaga võrdne, siis üks võimalus seda teha on kirjutada if laused üksteise sisse, aga ilusam, kui sa kasutad, on sellist asja else if. See on nagu if lause järel. Jälle loodud kuuleb tegevus. Ja else if'i sisse on jälle tingimus. Number on suurem võrdne 10-ga. Nüüd, kui saad kahte erinevat tingimust koos ja sisse panna, siis kasutad selleks kahte ändmärki. See on nagu ja. Number on näiteks väiksem võrdne 20-st.
20. Nüüd selle järgi jälle loogilist sulgude vahele kirjutad console WriteLine'iga. Vähendame ajapikkust, teeme koopia sellest console WriteLine'ist. Kopin, kleebin, mis 10 ja 20 vahele. Nüüd need else if'e võid siia, paneme ühe else if'i veel. Else if taassulud ja tegevus läheb loogiliste sulgude vahele. Nüüd mis me paneme? Näiteks suurem. Suurem 50. Nüüd on see, et kui sa tahad see kaks märki ja see peab vastama tõele, siis ta on tõene. Nüüd on see, et kui sa tahad vaadata, kas see või mingi muu asi, suurem 50. Näiteks või, see on 2 püstist märk, kriipsu. Paneme täpselt võrdub 80-ga. Nüüd ta kontrollib, kas number on, paneme väiksema. Paneme seda ikka, kas number võrdub 50 või number võrdub 80. Siis ta nagu, kas see või see on tõene. Siis kirjutatakse meile mingit teksti. Numbri. Nüüd kirjutame siia täpselt, kumma numbri sa kirjutasid. Tuleta meelde, kuidas see vastamine käis. Mina panen selle muutuja sinna rea lõppu. Kasutan järjekorra numbrit. Vaata eelmist videot, seal oli näha, kuidas neid väljastada. Kui nüüd selle asja tööle panen. No algul ütleks ikka vanus, 14. Nüüd küsitakse mingit numbrit. Paneme siia 20. Ja tuli ilusti korralikult. Nüüd see tingimus läks täide. Sest ta jäi ilusti, me panime 20 või väiksem või võrdub 20-ga, et ta tuli ilusti siia. Paneme nüüd mingisuguse näiteks 50. Ilusti on 50 ja nüüd võttis selle tingimuse. Aga nüüd, kui kirjutame mingi muu numbri, mis on suurem kui 20. Numbri ja paneme 70. Nüüd ta ei vasta veel meile mitte midagi, sest meil on jäänud lõpust puudu, et mis juhtub siis, kui ükski neist kolmest ei vasta tõele. Selleks on lihtsalt else. Paneme see loogilist sulgude vahele. Mis juhtub siis, kui mitte ükski neist ei ole tõene? Kirjusnumbri, mis ei ole tingimuse korral tõene. Nüüd paneme tööle. Algul küsib ikka vanus, paneme ka mingi muu numbri siia. Nüüd kirjutab suvalist numbrit ja paneme siia, mis ei vasta nendele ühele 3 tingimusele, näiteks 56. Ja ilusti ütleb, et kirjas numbri, mis ei vasta mitte ühele 3 tingimusele.
ja see on see kõige lihtsam if-lausete tegemine. sest kui sa else if'i taha kasutada, siis on sul if, no ma lihtsalt kirjutan siia järgi teile. number, näiteks väiksem 10-st. siis tulevad loogilised sulud, tegevus. ja nüüd siinsamas, kus tegevust on, võid uue if lause kirjutada. number on suurem 8-st. siia jälle loogilised sulud. console write line'iga, mis on suurem kui 8 ja väiksem kui 10. ja nüüd ta kontrollib ainult seda, et kui number kas väiksem 10 või suurem kui 8 tööle paned, siis on esimeseks meil vanus, siis on sama, paneme näiteks 5. siis ta algul ütleb meile, et esimene korra tingimuse ja siis läheb siia sisse. kuna ta on ühele ainult vastus sellele tingimusele. me ei ole öelnud talle siia, et see kirjutusnumbri, mis on väiksem kui 10. kui sellele tingimusele vastab, siis alati tuleb see rida. kui mõlemale neil tingimustel vastab, siis ta paneb mõlemad nende read. vaatame järgi. vanus. nüüd kirjutame siia 9. see peaks jääma väiksem 10-st ja suurem 8-st. sest algul ta kontrollib nüüd seda, siis seda. Läks new, teeme uuesti. 9, enterit. see ja nüüd on 2 viimast. see kui see, sest ta vastab nii mõlemale tingimusele. ja siia järgi läheb else. kui ta neile ei vasta. see ei ole väiksem. küsib vanust. küsib numbrit, mis 5. jah, ülemine if lause ja alumine if lause. see on nüüd numbritega. aga kui sa tahad sõnu, niimoodi kontrollib, kas see sõna vastab teisele sõnale, siis üks variant on see, teeme see järgi juba. kõigepealt küsime sõna. Write. kirjuta. kirjuta. sõna. kapsas näiteks. nüüd me loeme selle sõna, kõigepealt teeme muutuja. kuna ta on sõnaline, siis ta on meil string muutuja. anname sellele muutujale väärtuse. võrdub. nüüd kuna alati loetakse konsooli akna alt
stringi väärtusi, nagu tekstilist väärtust, siis numbrite korral me peame ta ümber tegema numbriteks. Aga teksti väärtuse korral me ei pea seda nagu tekstiks uuesti ümber tegema, ta ongi kohe tekst. Nii et siin saab alati kohe readline'i küsida. Readline ja semikolon. Nüüd sõnaga on sul 2 võimalust kontrollida. Kas sa kontrollid täpselt õige kirja või sa teed kõigepealt sisse kirjutada teksti kas väikesteks või suurteks tähtedeks. Võtame mõlemad. If tegevus. Nüüd kui sõna täpselt võrdub kapsas. Paneme, et esimene täht on suur ja ülejäänud on väikesed. Siis meil vastatakse, et sa kirjutasid kapsad. Täpselt. Paneme ka else'i järgi siia, et mis siis juhtub, kui see ei vasta tõele. Midagi muud. No, muidugi if on väikese tähega. Kui üks viga on kuskil alguses, ta vaatab, et kõik ülejäänud on vigased, nii et alati vaatad õige kirja üle. Vanus, mingi number. Nüüd ta tahab sõna kapsas saada. Kapsas. No, kirjutas kapsas. Nüüd, kui ma kirjutan selle natukene valesti. Vanus, mingi number. Näiteks kirjutan kapsas väikese tähega. Nüüd, kui ma enter vaatan, ta ütleb mulle, et see kirjutas midagi muud. Kuna ta kontrollib täpselt, kuidas mul on see kapsas kirjutatud. Nüüd, kui sa tahad välistada, et ta ei kontrolliks õige kirja. Näiteks kas ta on, sind ei huvita, kas on suured tähed sees või on kõik väikest tähte kirjutatud, siis selleks on kasutada else if'i, aga teeme kõik need tähed suureks või siis teeme kõik tähed väikeseks. Teeme see viimast else'i tühja rea, kui me saame kirjutada else if'i. Else if. Sulud. Nüüd meil on muutujas sõna. Aga teeme ta kõik täis suurteks tähtedeks, selleks on selline funktsioon olemas nagu punktu ja upper. See teeb need kõik tähed suureks. Ja paneme võrduma ta. Nüüd me peamegi võrdlema neid, see kapsas kirjutatud ainult suurte tähtedega. Kapsas. Ja paneme siia tingimused, see tegevusega järgi, et muidu ta meil sõna. Nüüd on see, et ta vastab alati sellele tingimusele, et kui sa kirjutad kapsas, alati see tingimus läheb õigeks. Kuna ta võtab selle sõna ja ta teeb selle suurteks tähtedeks, selle korral ta on tõene siis, kui sa kirjutasid kapsas alguse suure tähega. Siin ta lööb alati tõeseks. Mis talle siin ei meeldi.
kui sa võrdled, on 2 võrdusmärki. Ühe võrdusmärgiga omistad väärtuse. No vanus jälle, suve number, kirjutame siia kõik väikest kapsas, enter. Ja nüüd ta võttis selle tingimuse, läks tõeseks ja kirjutas selle teksti. Ja sama, kui sa tahad kõiki väikesi tähteid kontrollida to upperi asemele, on see, et paned lower. Teed kõik väikeseks tähtedeks. Siis ka muidugi kontrollid see, et kõik on sul siin väikesed tähed. Tööle, vanus, number. Paneme esimene tähe suureks. Need olemas. See läks tõeseks. Ja ka see on tõene. Nüüd siia else'i juurde teeme ühe täienduse veel, et kui ta vastab, et sa ei kirjutanud kapsast, siis ta vastab sulle, et sa ei kirjutanud, sa kirjutasid midagi muud. Ja ta ütleb ka, mida sa kirjutasid. Mina kasutan sellist asja siia. Paneme tööle. Kõigepealt on vanus, siis on number, siis on mingi sõna. Ja ongi vastas midagi muud. Ülesande kirjutame teile tekstifaili. Nii et saate lahendada.